võib selle peale öelda. Jaa. No näed, 285, väga suur kiirus. Tipp-topp. Aga Valter Sults sõitnud tema 238 kilomeetrit tunnis 2013. aastal. Need mehed siis omavahel siin võitlesid paar aastat tagasi A-klassi võitude eest kogu aeg oma CRX-idega. Tulid ja paugutasid. Nüüd on siin ka mingi reisikslik all. Vabalt hingavad selles klassis. Ehk siis hingamine peab olema tehtud võimalikult vabaks autodel, mootoritel. Ja sõidavad need autod oma suuruse ja klassi kohta väga kiiresti. Liiga kiiresti. Jah. Ebareaalselt kiiresti. Hääle järgi veel sõidab. 243 kilomeetrit tunnis. Kasparsi käest küsisin ennist, et midagi muutunud ka on, et paar aastat teda ei olnud ja turvapuurist oli tal siin juttu, aga hetkel tal praegu seda veel pannud ei ole ja ilmselt ei panegi, sest et siis peaks olema juba järgmises klassis olema. Tema sõitnud 241 selle masinaga ja 248 eelmine aastaga, siis käis ta Lancer Evo 9-ga. Alati väga positiivne vend, tuleb kogu aeg pea aastast aastasse, sõidab Lätist meile kohale. Küsisin, et kuidas sõita on sellega. Ütles, et a bit scary. Ei imesta üldiselt. Aga siis on vähemalt paigas kõik, et kui see väike kartus nagu kiiruse ees on veel alles, siis järelikult ei minda nagu liiga hulljulgeks. Et see hoiab nagu maa peal. Ja see CRX on väga maadligi niikuinii, nii et ootame siis ja loodame, et Kasparsil tuleb natukene kiirem või suurem tippkiirus kui varasemalt. Aga ei, 241. Sama. Vähemalt on linnuke kirjas, tuldud kohale, jalg jälle saadud sirgeks vajutada legaalselt. Ja olukorras, kus ei ole ohtu, et sõidad radarisse lihtsalt ja jääd lubadest ilma. Selleks on üldse Lanchongi. 271 on see Mitsubishi 3000 GT sõitnud. Alustas